Läheb jah? Action. Valmis jah? Teeme. Aha, teeme. No räägige midagi. Seven Place podcast. Räägime sellest, kuidas on lood teisel pool venekeelsest turundusest ja meestele suunatud turundusest. Külas on meil Jana Kaškova ja Erki Veiko. Ja, Jana Kaškova on siin. Nüüd ma räägin ka vene keeles paar sõна. Давай. В общем, у всех выходные как выходные, а у меня, конечно же, как всегда, нет. И сегодня мы записываем подкаст с моим хорошим знакомым Яном Крусма, руководителем Seven Place. И говорим мы сегодня о маркетинге по-другому, о маркетинге для мужчин. И тут у меня сидит товарищ, который абсолютно покорил мое сердце пару дней назад, Эрки. И находимся мы в таком месте, как Эрьер. Это уникальный такой салон, который объединяет в себе и барбершоп, и магазин для мужчин, и бар, и магазин крафтового алкоголя, и всего-всего. В общем, уникальное место, и получится у нас уникальный подкаст. Все, слушайте, скоро выйдет. Удачи. Mõni tahaks su vene keelt õppida. Ma mõtlesin, ma olen praegu 30, et see on 40. aasta eesmärk. 40, enne 40 ma räägin vene keelt väga hästi. Pussi, sa võiks enne 31 rääkida vene keelt. Ja, ma arvan ka. Ma enam ei jõua vist, mul on 2 kuud aega. Jõuad, usu endasse rohkem, Jaan. Ära ole selline uskmatu. Uskumatu Toomas. Jah. No давайте. Nii. Kule, aga hakkame siis selle saatega pihta. Meil on täna siis saade 47. Ma vahest imestan, kuidas need numbrid nagu muudkui kasvavad ja ma ikka pabistan enne saadet. Ja siis tänaseks sissejuhatuseks on siis Здравствуйте, меня зовут Ян Крусма. Мне 30 лет, и я живу в Таллине. Это эпизод 47. Привет, дорогие гости. Привет, привет. No привет. Meil on täna külas Jana Kaškova turundusagentuurist Paprika ja Erki Veiko Hau. Errier meestest. Meestest. Meestelt meestele. Ma mõelnud jah tegelikult, et mehed, mis on nagu, et domeen on menn, aga Errier mees. Errier mees. Kui sul meestelt meestele, siis mis mul peaks olema? Meestelt meestele. Paprikalt paprikatele või? Paprikalt tomatile. Nii, mis te täna hommikuks sõite? Paprikat. Banaani. Ja, banaan maapähklivõiga ja must tee. Banaan, päris karm kombo. Ma räägin sulle mees. Mina siin kaerahelbe putru. Mina ei oska putru teha, pärast ma ei söönud. Muidu oleks hea. Ma peaks retsepti tegema ka Seven Place'i blogisse. Ma teen päris hästi süüa. Vahest ma söön niimoodi, kui teil ainult isendanud, issand, kui hea toit on, et peaks jagama. Mina käisin nüüd sellel kursusele ära, millest ma rääkisin sulle või? Ühesõnaga terve eelmine nädalavahetus 4 päeva. Ma olin Ayurveda kokanduse kursusel ja see oli super kursus. 4 päeva, 20 tundi, 10 tundi teooriat ja kokku ja 10 tundi köögis. Ja meile jagati lihtsalt nii ägedaid retsepte, kuidas, no ma ei tea, 50 minutiga teha nii ägedaid neid juurviljatoite, igasuguseid, kruubist ja ubadest ja nii edasi. Et see on tegelikult nii lihtne, et mul on nüüd personaalne võit. Ma juba nädal aega ei söö liha ja ei söö seepärast. Ühesõnaga, mul ei ole mingisuguseid põhimõtteid või printsiipe. Mulle lihtsalt hetkel see ei maitse. Mina avastasin mingi teise maailma ja see on nii äge ja nii tahaks nagu seda edasi avastada, et ongi nii. Oma kunst on seal vist täitsa. Huvitav teadus. Nii, ja. Toit on teema. Toidu podcasti peaks ka tegema. Tänane saade aga on motiveeritud sellest, et minu soov teada rohkem venekeelsest turundusest ja ka seda, kuidas hoida mehi, kui ma olen mees, kuidas hoida mehi endast huvitatuna. Ja samuti ka, et venekeelne turundus on midagi, millega ma natukene võib-olla tegelen, aga ainult teoreetiliselt tasandil ja tegelikult ma panen tähele üha enam enda töös ja konsultatsiooni äris, et tegelikult väga vähesed Eesti ettevõtted teevad teadlikult üldse midagi venelastele. Et heal juhul mõni tõlgib kas või kodulehe ära, aga tegelikult vähesed teevad sedagi, et ja nähes siis statistikat Facebookis, siis tegelikult jääb väga suur potentsiaal kasutamata. Ja sellest ka selline saade, siis loodan, et inspireerib kuulajaid kõigepealt esiteks mõtlema, analüüsima ja loodetavasti ka siis tegutsema. Ja mina ise tahan ka tegelikult vene keele selgeks saada ja seda on mind väga palju inspireerinud siin sama Erki. Mega palju. Isegi mind on inspireerinud.
et ma mäletan kunagi Erki hüppas rongi peale ja sõitis Vladivostoki, oli nii? Jaa, Moskvast Vladivostok. Jah, see tundus minu jaoks täiesti absurd, aga nii äge, et võttis siukse eesmärgi ette, et ja su peamine eesmärk oligi vist keeleõpe või? Ja õnneks seal oli juhuslikult selline Moskva mingi teatritrupp MHAT, mingi 50 tudengit, kelle eesmärk oli selle sõidu ajal erinevaid lugusid koguda nendelt reisijatelt, mida siis pärast esitada seal teatris justkui nagu oma mingi lõputööna või midagi sellist. Et tänu sellele neil oli väga nagu põnev nagu minuga vestelda just tänu sellele koolitööle on ju ja mina sain väga palju praktikat. Vau. Kui sa läksid, kas sa rääkisid juba natuke ka või? Natuke ikka, ma sõnud jätsin ja ma olen koolis õppinud, aga see ongi see, et see sõnade baas nagu selles nimetavas käändes tegelikult ei aita sind nagu väga palju rääkima, julgustama on ju. Kui sa tead papa, mama ja sabaka, siis kaugele sellega ei jõua on ju, et sul on vaja justkui neid vahe nagu seda sideliimi sinna. Erkit ma tutvustaksin eelkõige kui sõpra ja siis saates ka kui aktivisti. Ma tean, et Erkile täiega meeldib seda sõna aktivist. Mega. Ja aga tegelikult on ta väga ettevõtlik inimene sellest ajast, kui ma teda olen teadnud siis IT kolledžist, õppisime koos tarkvaraarendust. Vaata nüüd, kuhu me jõudnud oleme. Tarkvaraarendusest võimalikult kaugele. Üsna, jah. Ja vahepeal töötas siis Erki Fortumas ja Testlios, siis müüsid tarkvara põhimõtteliselt. Just, lahendusi. Tarkvara lahendusi ja siis järsku täiesti üllatusena Erki otsustas hakata riietega tegelema. Üleöö. Ja seda ta on nüüd teinud siis kaaspõhjas, ma ei tea, 2-3 aastat. Pigem 2 ja 1,5-2. Et ja see on päris, kõrvalt jälgis on päris äge on olnud jälgida, et kuidas siis saab tarkvara arendusest riiete peale minna. Vahepeal oli müük ka ikkagi. Jah, seda küll. Mis siis juhtus sinuga, et sa niimoodi ühe ööga otsustasid elu muuta? Tead, stress, pigem stress nagu. Tarkvara stress. Tarkvara on nii stressful. Ei, tegelikult ma leidsin, et mulle meeldib inimestega rohkem suhelda kui arvutitega ja siis panin kogu auru nagu sellest, et mitte üldse arvutitega tegeleda. Ainult siis, kui väga peab, on ju. Et ma ei tea, mingil hetkel vaatad, mis nagu endal rohkem klikib, on ju. Mis nagu näo rõõmsamaks teeb, et kas selle klahvide toksimine mingi 8 tundi päevas või selles mõttes tarkvara lahenduste müük on ka ikkagi peamiselt läbi e-maili, on ju. Saad ikkagi arvutis ja lõpuks sa tunnedki seda, et see on nagu mingi sekretär lihtsalt, kes saadab neid mitte nagu halvustamata sekretäride rasket tööd, aga lihtsalt sa saadad päevad sa meile ja siis sa ootad neid vastuseid sealt nagu pingsalt, on ju. Ja seda päris müügi osa, kus sinu nagu oskusi ja andeid nagu vaja oleks, seda on tegelikult väga vähe sellest ajast, on ju. Vaja kasutada, kus sa oled nagu siis front facing nagu inimestega. Et ma muutsin selle teistpidi, et nüüd ma olen kogu aeg nagu inimeste näos kinni. No ja kuidas nüüd sa ennast tunned? Väga hästi. Hästi, super. Seda on näha ka särast. See on muus spreipäevitus. Ja Jana on Paprika turundusagentuuri juht, et sa tõid välja 3 peamist tegevust, milleks on siis turunduskoolitused ja ettevõtte edendamine, turunduse ja müügi mõttes ja venekeelse kommunikatsiooni ja reklaamikampaaniate läbiviimine. Nii, et see oleks vene südamele ja kõrvale lähedane. Täpselt nii. Ja fun fact või äge fakt pigem on see, et sa suvel töötad ka näiteks laste suvelaagrites, et aitad neid läbi viia ja ütlesid tegelikult siis 100 asjaga üldse korraga, et oled aktiivne inimene. Olen jah. Kuidagi niimoodi on juhtunud minu elus. Teistmoodi ma elada ei saa, isegi kui väga püüan. Et ma tunnen, et meil on siin palju ühisosa. Kas on midagi, mida te soovite ise lisada või üksteise kohta veel küsida? Kas on sul midagi? Ei, lihtsalt
võib-olla kommenteeriks, et selle laagri kohta, et see oli minu selline suur unistus juba, ma ei tea, nooruspõlvest saadik ja ühesõnaga siis, kui ma avasin oma äri, siis mul tekkis ka võimalus oma aega planeerida ja siis ma otsustasin, et nüüd on lõpuks see aeg, millal ma saan oma unistusi täite viia ja siis sain selle laagritöötaja ja noorsootöötaja tunnistuse. Ja nüüd tegelen sellega ja väga mõnus on lastega olla, nii et ma mingil määral saan sinust väga hästi aru. Et ma küll töötan inimestega, vaata, iga päev töötan inimestega. Kas mu untsidest võib järeldada, et mulle meeldib lastega olla või? Ei, ma ei räägi, lapsed on ka inimesed, kus juures tead lihtsalt natuke teises vanuses. Aga lihtsalt et seal laagris on päris elu, et seal tekivad need konfliktid ja armastus ja kõik. Ja sina oled sellele väga lähedane ja sina tunned, et sa teed tõesti mitte need numbrid ja faktid ja kasvud ja protsendid ja mingisugused, no nüüd ma ei hakka neid turundusnäiteid võib-olla nagu nimetama, vaid sa teed tõesti midagi inimestele, mis võib-olla muutub nende elu ja see on see, mis on väga äge. Orgaaniline energia kuidagi hea nagu. Mul oleks et kui ma nüüd endast mõtlen, siis ka olen läinud nagu see konsultatsiooniteed just nagu tunnen, et see, et ma töötan inimestega, küll nagu siis arvuti on see, mida me õpime koos arvutis, aga ikkagi suhtlemine see, et see on palju toredam lõpuks kui tegemine, et see on ka minu enda põhjus, miks ma tarkvaraarenduse karjääriga siis nagu ei läinud nagu edasi, et see tundus liiga mitte minu isikususele omane. Ja, no sa võiks ju tegelikult neid koolitusi ka online'is teha, on ju? Et sa ei kohtugi inimestega. Kus juures minu kogemus on selline, et mina küll olen proovinud neid koolitusi teha online'is. Aga vaata, sulle meeldib inimestega suhelda. Vaat see, mulle ka meeldib inimestega suhelda. Et mul on olemas online koolitused ja offline koolitused. Ja ma tean, et kui mul on isegi terve päev, näiteks mingi 7-tunnine või 8-tunnine offline tavaline koolitus, siis ma väsin palju vähem, kui ma väsin 1,5 tunniga online koolitus tehes. Sest ma lihtsalt enda jaoks otsustasin, et vist meie selliste samasuguste jaoks on väga tähtis see energia, vaata, need silmad ja see huumor ja võib-olla mingi nagu need arutelud ja diskussioonid ja midagi sellist, sest kui sa oled nagu arvuti ees, siis sa lihtsalt suhtled arvutiga. Sa näed iseendast, klõpsivad seal midagi, vastavad sulle, aga ei ole seda energiat, mis annab mingit särtsu. Nii et see on ka selline nagu personaalne konflikt ja et kuidas edasi olla. Et ma näen ka ju, et kõik läheb sinna online'i ja online'is on raha teenida ka ju lihtsam. Üks kord salvestad ära ja pärast müüd. Aga no vot see ei anna energiat, no vot mida teha. Ja, online on justkui nagu selline passiivne, umbes nagu inimesed investeerivad, on ju passiivsetesse tuluallikatesse, siis samamoodi ma võiks online'is müüa mingid väga tüpaas asju, ma ei tea, mingid alussärke ja sellised, millel ei ole võib-olla see mõõduasi, aluspükse ja alussokke, et millel ei ole see mõõdu teema nagu nii tähtis on ju, et sealt genereeruks lihtsalt mingi raha on ju, aga see tõesti kuidagi ei tõmba, et nagu, et siis ongi just lahe, kui inimene nagu ongi, tekib mingeid naljakaid olukordi või nagu testid kedagi, et nagu püüad talle müüa mingi kollase ülikonna maha, kui ta tuleb nagu musta ostma on ju, lihtsalt, et endal lõbus oleks on ju. Nii, aga miks te teete seda, mida te teete? Jana. Sa mõtled mida, turundust või? Üldse, sest mulle meeldib teha seda, mida ma teen, et mul on olnud samasugune kogemus, et no mitte samasugune, sarnane. Mul on elus olemas selles mõttes, et turundusega ma tegelen juba peaaegu 13 aastat. See oli selline läbimõeldud otsus, sest esimene haridus mul on riigimajandus, et see oli selline nagu globaalne makromajandus ja bla bla bla. Aga see on ikka, nagu sa ütled, et ei ole elu nii-öelda selles. Minu jaoks ka ei olnud elu selles, et need on numbrid, faktid, statistika ja nii edasi. Ja siis ma juba hakkasin tundma, et ma tahan edasi minna turundust õppima ja olla selles, et see on ikka mulle kuidagi lähedane. Nii et tegelengi sellega, mis meeldib. Lihtsalt, kuna nii palju aastaid juba tegelen sellega, et nüüd proportsioonid natuke muutuvad. Et mingi hetk ma sain aru, et on jõudnud kätte see hetk, kui ma tahaks neid teadmisi juba edasi anda. Seepärast ma teengi neid kursuseid ja seepärast jällegi see laager ja nii edasi, et see mitteformaalne nagu keskkond. Seepärast tegelengi, et lihtsalt meeldib. Kuidas ma veel kommenteerin?
miks ma üldse tulin ja miks ma üldse avasin oma äri mitu aastat tagasi, nüüd juba peaaegu 3,5 aastat, et mul on olnud väga hea kogemus, kui ma töötasin väga suures ettevõttes, mis oli peakontor asus Moskvas ja mul oli väga kõrge palk seal, tõesti kõrge ja mul oli väga hea ametikoht, aga sisu... Eralennukiga panid ringi? No mitte päris nii, aga äriklass oli täiesti lubatud ja ühesõnaga tõesti ja me käisime messidel Hongkongis ja nii edasi, et no tõesti niimoodi nagu, kuidas öelda, pealt vaadates oli kõik super, et kõik nagu rääkisid, et millest sa veel unistad ja mis sulle ei meeldi ja nii edasi. Aga see vist oli see hetk, kui ma konkreetselt sain aru, et õnn pole rahas. No kindlasti see on, vaata, aga see välimine pool ja see sisemine pool nii-öelda, või see, mis seal sees toimus, see oli 2 nagu erinevat asja. Ja see oli nii hull, et lõppkokkuvõttes ma lihtsalt läksin sealt minema ja mul oli selline hall nagu karv peas ja mina otsustasin, et kõik, et nüüd ma lähen, ma olen valmis selleks, et mõni aja jooksul on raske olla, aga ma olen vaba ja mina teen seda, mida ma tahan teha. Ja võt nüüd 3 aastat hiljem, mina ütleks, et endiselt mõnikord on raske olla, sest ega see äri on ebastabiilne ju, et ei ole alati on nii, et võrdne ja kõik nagu super-pupper, ikka juhtub midagi. Aga mina olen vaba ja teen vastavalt oma väärtustele, vastavalt sellele, kuidas mina tahan teha ja mina olen õnnelik. Oleks high five selle peale. Väga ilus. Erki? Sest ma näen, et Eestis võiks teenindust kultuuri väga palju edasi arendada ja tegelikult ma tunnengi, et ma ei ole täna nagu, ma ei müü ülikonda, vaid ma müün kogemust ja peamiselt seda just erilist teeninduskogemust on ju. Ja mul miskipärast on huvi inimesi hästi tundma panna nende endi pärast nagu, et kui ta tuleb siia De Bois Clubi on, et siis ta peaks ennast tundma mitte nii nagu kuskil mingis poes, vaid tuttaval sõbral külas on ju, kus ta saabki ennast vabalt tunda ja kas osta või mitte osta, sellel polegi nagu nii suurt tähtsust on ju, et ma usun, et eestlased väärivad palju paremat nagu kohtlemist on ju, mitte ainult neid ükskõikseid pilke kuskil leti tagant, kus samal ajal mingi Facebook scrollib on ju, nagu ma ei saa aru, miks keskustes üldse inimesed istuvad seal laude taga ja passivad lihtsalt või noh. Nad ei arenda, nad ei muuda mitte midagi paremaks seal, lihtsalt aktiivselt oodates neid inimesi on ju, et see tundub lihtsalt nii lamp. Ja miski pärast ma võtsin endale sellise eesmärgi, et nii-öelda katsetada seda kontseptuaalsust, kontseptsiooni on ju, et kuidas panna inimene hästi tundma sellest esimesest kontaktist alates ja võib-olla paari aasta pärast keegi teine teeb siin neid ülikondasid minu asemel on ju, mis protsess on juba käima pandud ja võib-olla ma hakkan üldse konsultatsiooni pakkuma, kuidas üldse teenindust paremaks teha on ju, kliendi kesksemaks, mitte ettevõtte kesksemaks. Väga hea teema. Mul on praegu ka see laua peal, kus juures mina praegu just, see on praegu saladus veel, aga saadele paneks ei lähe kohe üle. Te olete vist ja esimesed, kes sellest kuulavad, et ja ma just praegu ette valmistan uute koolitust, mis on mõeldud kõikidele nendele, kes tegelevad iluga. No ühesõnaga kõik need maniküür, pediküür, juuksurid, kes iganes, kes pakuvad neid teenuseid. No see sobib ka kõigile, lihtsalt need on esimesed inimesed, kellele see võiks olla nagu mõeldud. Ja just mõtlengi, et üks päev on turundus ja teine päev on just see service design. Et just see nagu kliendi teenindus ja kuidas inimesi kohelda ja täpselt see, millest sa räägid, et mina täiesti pooldan, et see on väga aktuaalne teema. Ja, kutsusid mind ka. Tulen teen tasuta paar tükki. Okay. Räägi paar sõna De Bois klubis ka, et räägi, kus me oleme praegu. Ja. Me aseme Suurkarja 20 De Bois Clubes Pogis, mis on siis selline härras meestele suunatud, aga tegelikult siin käib hästi palju naisi ka on ju. Ta on viskibaar siis, mille ruumides on ka barbershop, kus tehakse soenguid ja habemeid, sigarituba, siis on eraldi siin šampanjakapp, ütleme, et nagu premium tooted pluss käsitöö, riietus ja aksessuaarid, särgid, ülikonnad, mantlid, kingad
et selline koht, mida iga mees võiks näha kas või, et selline asi on olemas. Ma just, et iga mees võiks läbi tulla, võib-olla ta kohe ei saa osta, aga vähemalt teab, kuhu poole sihtida. Kindlasti paljud saaks osta, arvestades seda, et meil on taskus telefonid, mis maksavad 600 kuni 1000 eurot, on ju, siis kui sa ostad kingad näiteks, mis maksavad sul 500 eurot, aga tegelikult su enesetunne on tänu sellele 5 tonni. Jah, 5 miljonit ju, siis see on sulle suurem väärtus kui see telefon tegelikult. See oleneb, mis inimeste prioriteet on ju. Et kui sa ümbritsed ennast kallite esemetega, ma ei tea, kodus, kontoris, autod, asjad, siis on loogiline, et sa hindadki, ma ei teagi, sulle personaalselt valmistatud tooteid või käsitööd või nagu kõrgemat kvaliteeti on ju. Et kõik saavad tegelikult endale seda lubada ja minu kliendid on täiesti seinast seina ja ma ei tea, pulmaülikonnad võib minna ka poodi ja leida midagi, aga võib vabalt tulla ja lasta endale teha ja sa saadki eriliseks päevaks väga erilise nagu asja. Sinu tegemistega saab rohkem kursis olla errier.men www.errier.men Nüüd peaks näitama seda ja kirjutel ja Aga õnneks seda .menni ei peagi teadma, et Errier on nii ainulaadne brändi nimi, et seal konkurents ei ole. Kas see tähendab ka midagi või see on lihtsalt ilus sõna? See tähendab parimaid ülikondasid meestele maailmas julgust. Tegelikult see on sõnast tuleb terrier, ehk siis nagu bull terrieri nagu tagumine osa on ju, kus on tee ära võetud. Üligeniaalne nagu. Võits nime on ka seal võits peegeldada. Seda ma alles märkasin siis, kui keegi ütles nagu, et kas Errier tuleb Erkist? Ei, seda mitte. Mina kusjuures ka esialgu mõtlesin niimoodi, ja kas sul on siis mingi seos nende terrieritega või? Mul lihtsalt nad hullult meeldivad. Sest nad on loogiline. lõbusad, julged ja natuke sellised ükskõiksed. Vaata, neid ei huvita, mida teised koerad või inimesed neist arvavad. Nad ajavad oma rida ja on sellised põikpäised. Natuke näen enda sarnaseid jooni nendes penides, et siis kuidagi me oleme sellised pällid nagu. Süke veel isiklik küsimus, et mis on kõige suurem ei, mis te olete elus öelnud tööalaselt? Tööalaselt? Jah, no kui tahad, võite ka eraelu sisse tuua. Ülemus palus kätt. Jah, ei või? Jana. Miks sa minust kohe räägid? Mõtle enda kohta, mina mõtlen enda kohta. No mul ülemus palus kätt. Oli niimoodi päriselt või? Ei olnud. See oleks naljakas olnud. Aga see oleks... Kristel Kruustik oleks mu kätt palun. Hea lugu. See oleks praegult oleks kohe... jah. Erki Viidik. Ei noh, jah, see selleks. Ei ole, mul tegelikult ei olegi vist mingit väga suurt eid veel nagu olnud, et ma ei ole pidanud kliente valima näiteks, on ju, et kui ma ei teagi, mingi väga ebameeldiv tüüp või väga minu põhimõtete vastane vend, et noh, ma arvan, et see kogemus tuleb nüüd paari aastaga, on ju, aga ma üritan endast hoida, ma ei tea, usulistest, poliitilistest ja sellistest asjadest nagu, et mitte mingit pooli võtta. Ma just mõtlen sama asja, et esimene ei on vist see sama, millest ma juba rääkisin, see nagu, et sa võid saada ükskõik kui suurt palka, aga kui see sisu vaata ei vasta sellele, mida sa ootad ja mida sa tahad, siis see ei tasu ennast ära kuidagi. Aga teine asi see sama vaata, et peab usaldama oma sisetunnet, et see tasapisi nagu areneb, et sa juba saad öelda mõnedele klientidele ei, kui sa tunned, et ära hakka nendega midagi tegema, sest eelmisel aastal mul oli selline lugu, kui siis tunne ütles konkreetselt, et ära sekku, aga on vaja ju maailma päästa, vaata. Ja inimestel oli kiire ja need olid kusjuures tuttavad inimesed, et kuidagi tekkinud tunnet, et nad võivad mind alt vedada ja lõppes kõik kohtus. Aga õnneks seda ma võitsin, aga küll see nagu sõi närve ka. Aga lugu oli selline, et me tegime ühele poele selle visuaali ära, et neil oli vaja väga kiiresti seda nagu, ühesõnaga seda visuaalset poolt ära teha disaini, et mismoodi see pood hakkab välja nägema.
ja siis tegime ära, pakkusime mitu varianti ja siis nad ütlesid, et ükski variant nendele ei meeldi ja loobusid. Lihtsalt niimoodi, no isegi rääkimata, milles see põhjus seisneb. Ja kuidagi juhtus niimoodi, et elu tõi mind paar kuud hiljem sinna, kus see koht asus. Ja siis ma avastasin, et see on täiesti nagu copy-paste võetud. Võib-olla mingid nagu väiksemad detailid on muudetud, aga üleüldiselt 95% on see meie disain. Ja siis ma otsustasin, et ei, ma ikka nagu ei lase enam ennast solvata ja mina viin seda lõpuni. Ja ma püüdsin nendega veel kuidagi inimlikult seda ära klaarida, aga küll nad kuidagi ei läinud selle peale ja vot, läksin kohtusse. Nii et kui sisetunne ütleb ei, siis peab seda usaldama ja see on siis ei. Vot. Võimas. Nii, aga meil nii mõnusalt on see sissejuhatus. See oli kõik sissejuhatus või? Et hüppaks kohe sellele teisele poole turundamises, et mis on kõige olulisem asi siis, kui ma turundan teisele poolele, näiteks Erki sinu pool, kõige olulisem asi turundades meestele? Ma turundan siis põhimõtteliselt samale poolele. Jah. Ja. Konkreetsus, ma arvan, et mehed veedavad palju vähem aega sotsiaalmeedias ja üldse tarbivad infot, ma arvan, kiiremini. Vähemasti see sihtgrupp, keda mina siis püüan kõnetada, on ju, kes ongi ettevõtete juhid, pigem nagu juhtivatel positsioonidel inimestel, kellel on vaja reaalselt minu tooteid, on ju. Et nad tarbivad infot kiiresti, võib-olla ka pealiskaudsemalt, sest neil on nii palju muid töid ja kohustusi ja tegemisi käsil, on ju, et see peab olema konkreetne ja väärtus peab olema väga selgelt välja toodud. Või siis on see meelelahutus, on ju. 2 asja tegelikult, mida inimesed ju internetist otsivad, on ju. Meelelahutust või midagi kasulikku, väärtuslikku, on ju. Et lihtsalt võimalikult vähe seal mingit tilu-lilu mulje jääda, mis mul küll alati välja ei tule, aga ma arenen. Et ma arvan küll, et siin mingit muud suurt võlusõna ei olegi, et seda sama vagu künda, aga järjest konkreetsemalt ja järjest selgemalt, on ju. Et sa vaatad sellele peale, sa saad nii-öelda pildist või videost saad kohe aru, mis see point on ja tekst seal juures võiks olla ka võimalikult selge, võimalikult vähe neid mingeid selliseid pehmeid asju, on ju. Emojisid kasutada? Minimaalselt. Mis meestele ei meeldi emojid või? Mulle eriti ei meeldi endale, jah, et selles mõttes ma olen üsna selline nagu endast lähtuv, on ju, ja mulle tundubki, et väga paljud kliendid ongi natuke minu sarnased, on ju. Eks me ikka tõmbame enda moodi inimesi ligi. Vist jah, et eks ettevõtte kasvades ma pean ka nagu muutuma nii-öelda plastilisemaks ja mõtlema, missugune lähenemine teistsugustele meestele meeldib, on ju, et sellepärast ka need videoasjad, et katsetada erinevaid asju ja näha, mis juhtub, on ju, et oma peas ma võin ette kujutada, et ma teen võib-olla hästi maskuliinse mingi foto, ma ei tea, mingite tiigrite ja naistega, on ju, aga tegelikult see on nii üle kasutatud, et kedagi huvita see, on ju, et see on tore ilupilt, aga tegelikult see ei too nagu kliente mulle juurde, on ju. Et selline autentsus, lihtsus ja selgus on, ma arvan, see, mis mehi kõnetab. Just tuli lambist meelde, ma olen vist isegi seda saates kuskil maininud, aga politseil oli kunagi kampaania, et nad tahtsid ka mehi kõnetada ja panid tugevad suured mehed sinna. Aga mis juhtus sel aastal oli rekordarv naiskandideerijaid. Just. Ja siis järgmine aasta pandi ilusad naised ka ja siis tuli mehi ka. Ja mida see tähendab, et meil riigis on demograafiline kriis ja see reklaam, mida ütleb naistele, et naised tulge, siin on sellised mehed, et küll te leiate endale kedagi ja siis nad lähevad sinna ja mis välja tuleb. Et ainult naised seal ongi. Jah. Elu. No jah, siin üldistada juba, et ma näegi, et ennast lugupidavaid naisi on rohkem kui endast lugupidavaid mehi. Et sellepärast võib-olla ongi sul ka raskem nagu leida neid mehi üles. Sest see, kes tahab ilus välja näha, nagu tõesti panustada selles on, sul peab olema enda väärtustamine ka kõrge. Kindlasti jah, et ükskõiksust on hästi palju, on ju. Et juba, ma ei tea, alustades see teema, mis kohe algus oli see mingi toitumine ja trenn ja tervis ja bla bla bla, on ju. Et meestel on kindlasti vähem seda, et nad ei näe selles väärtust, nad võib-olla ei mõtle, et missugune ma 60-selt välja näen, on ju.
miks ma pean selle peale mõtlema, kui ma 30-selt võin juua ära 8 õlut ja pool liitrit viina ja järgmine päev, ma ei tea, mingi jooksma minna, on ju, noh, savi vaata. Aga see nii-öelda mõju avaldub alles võib-olla aastakümnete pärast, on ju, naised peavad paraku mõtlema või kuidagi on programmeeritud mõtlema pikaajalisemalt. Õnneks see muutub ka, et aina rohkem neid inimesi, kes ikka mõtlevad, mitte naised, mehed, ma ei eristuks, et lihtsalt inimesed, kes mõtlevad selle peale, et nagu praegu on see hetk, millal peab seda muutma. Küsimus muidugi turunduse seisukohalt seisneb selles, et kuidas neid inimesi üldse nagu kuidagi leida ja kuidas nendele öelda seda, mida tahad öelda. Et jah, see on küsimus, et minu seltskonnas on küll neid mehi, aga pole ka nii palju, kui tahaks. Selles mõttes me oleme Erki heal järel, et ja mõnikord mõtled ka, et no tõesti elu on kiire, no tõesti kiire, et püüa sa jõuda kõige trenniske ja toitumisest mõelda kõike, et häid mõtteid mõelda. Jah, häid fanni tahaks ka, eks ju. No jah, ja veel raha peab teenima ja kõike, lapsed ja naine, kes ka tähelepanu nõuab ja ühesõnaga, no tõesti. No ega naistel ka väga palju teistmoodi see ei ole, et meil on ka palju tegemisi, et see oli naiste kaitsmiseks. Ei, kindlasti. Ja Jaana, mis on kõige olulisem asi turundades venekeelsele sihtgrupile? Tead, mina siin Ameerikat ei aasta, et mina kogu aeg, kui isegi neid oma koolitusi teen, mina alustan teemast kliendid. Ja sellest, vaata, nagu sa Erki praegu rääkisid, et see on ju täpselt nagu sama asi, et tunne oma klienti. Et kui sa tunned, kes on sinu kliendid ja mida neil vaja on, siis sa oskad ka seda öelda ja pakkuda, mida neil vaja on, eks? Täpselt samamoodi on venelastega, ega me pole mingisugused teised inimesed. Et lihtsalt meil on mingid omad teemad, võib-olla ajalooliselt või siis nagu keeleliselt või kultuuriliselt. Ja nagu väga meeldiv on, kui neid kuidagi märgitakse ja kasutatakse ja võt nagu sina tegid seda videot, no see oli tõesti meeldiv kogemus, et kui ma nägin seda, ei no tõesti, et mitte, et ma praegu kuidagi, ma ei tea, aga no tõesti, võt see on see, mis peaks olema tehtud. Ära flirdi, räägi asjast. Tead, ma olen sellises kohas, eks ma võin sulle, või mitte sulle, vaid endale natuke lubada flirtidega. Ega ma iga päev seda endale ei luba. Okei, luba natuke, aga see selleks. Aga jaa, ühesõnaga klient ja venelased on täpselt samasugused kliendid, kui me nagu ja turunduslikult mõtleme mehed, naised, ma ei tea, õpilased, õpetajad, sellised töötajad, sellised, täpselt samamoodi on venelased. Kui lihtsalt natuke mõelda, mis on meile lähedane ja või rääkida meiega ühes keeles, ma isegi ei mõtle puhtalt nagu vene keelt, vaid seda keelt, mis on meile lähedane, mis on meie keel ja arvestada meie kuidagi väärtustega, siis no, see on juba võid, ma arvan. Või siis tee sinna. Aga, sorry, ma võin küsida vahele või? No... Pretty, please. No küsi. Jah. Ilusti küsid. Jana, kas sa arvad, et vene keelt kõnelevatele inimestel siis turundamisel peaks rohkem kasutama näiteks huumorit? Jaa, miks ka mitte. Või kontraste või kuidagi, võiks võtta mingid stereotüüpilised, rohkem nalja, rohkem draamat ja nagu rohkem emotsioone. Tead, venelaste kohta küll käivad sellised stereotüübid, et venelased armastavad šikki ja kõike seda kuldset ja et oleks fa-fa-fa ja nii edasi ja kasukad ja mingisugused mersud ja nii edasi ja limusiinid ja nii edasi. Mustad mersud ja väga kallid mersud ja aga no eks nagu see ka päris ei vasta tõele, eks me oleme tavalised inimesed ja tavaliste väärtustega, et meie jaoks on tähtsad ka need samad asjad, mis on ka teistele tähtsad ja ka eestlastele tähtsad ja no ma ei tea, mingi mersud tahaks ise ka. Ja, aga selles mõttes, et esialgu on ikka mingi sisemine rahulolu ja nagu, et tuludega oleks kõik korras ja et isiklikus elus oleks kõik korras, eks see on inimlik. Et lihtsalt võib olla, ma ütlen, et milles on see eripära, et võib olla me natuke teistmoodi tarbime seda infot või teistmoodi nagu käitume või natuke teistmoodi öelda võib-olla midagi on meile vaja. Aga ega me ei ole teisest planeedist. Aga sa tõid ise välja seda just copy olulisust, eks ju? Jaa, see on tähtis.
et mul endal hiljuti oli siuke kogemus, kus oli töötuba, pidime välja mõtlema Tallinn Toolsile siis influencer kampaania ja siis ma tundsin küll, et okei, et noh, kleite ma ei kanna. Naistest tean nii palju, kui on elukogemust toonud, eks ju, aga et kuidas nagu seda toodet või sisu tunda, et mul oli päris raske tegelikult aru saada, aga õnneks oli tiimis ka naisi, et ma ei oleks tegelikult osanud seda normaalseid seos, ma oleks tehniliselt võib-olla välja mõelnud, mis see lahendus võiks olla, aga see sisuline või see emotsionaalne osa tegelikult mul oli nagu väga raske ja siis mul tekkiski nagu selle saadet ettevalmist küsimus, et kas ma üldse nagu, ma ei räägi vene keelt, eks ju täna, vaatamata selle, et ma olen koolis seda õppinud, eks ju, mis ma imestangi, et tegelikult see aastad ja aeg, mis on nagu õpetatud enamus eestlastele vene keelt, et mida meile õpetati seal siis nagu, et miks see siis nagu, et okei. See selleks, ühesõnaga, kas ma saan üldse seda nagu, kas mina saan hakata venelastele ennast hästi turundama ilma, et ma üldse vene keelt nagu valdaks? No ma ütleks niimoodi, et alustame sellest, et okei, et ma saan aru, et ega meil Eestis väga palju neid firmasid ei ole, kes üldse võib-olla saavad lubada endale seda kommunikatsiooni teha nagu paralleelselt kahes keeles või kuidagi niimoodi, et okei, kahes keeles veel, aga niimoodi, et me teeme ühte kampaaniat eestlastele ja siis teist kampaaniat venelastele, et okei, nagu meid on ikka arvestatav number, aga no ega meid väga palju ei ole ja firmasid sellise eelarvega või sellise meeskonnaga, et saaks teha nagu mitu erinevat asja, et selliseid firmasid ka väga palju ei ole. Aga mis kindlasti peaks olema tehtud ja see on väga lihtne minu arust ja väga loomulik, et see oleks lihtsalt tehtud korrektselt. Et vaata, need samad kopid, need samad tõlked, millest me räägime. Et seda ei ole ju keeruline lihtsalt korrektselt ära tõlkida. Arvestades sellega, et venelasi on siin riigis 30%, on ju. See ei ole keeruline. Ja kui sa lähed mingi nagu soliidse ettevõtte kodulehele ja sa näed, et seal on saada nagu viga ja see on nii ebakvaliteetselt tehtud, siis kohe esimene mõte, mis tekib, et nad lihtsalt nagu ei näinud vaeva. Et mõte oli selline... Et kuidas vene keeles öeldakse, et neil oli... Da, täpselt nii. Meil on olemas pehmem sõna pofik. Pofik. No see on sama, mida sa silmas pead, aga pehmem variant. Ja, no on ju nii, et kas oli tõesti raske seda ära tõlkida niimoodi korrektselt, et anda kellelegi nagu normaalsele ettevõttele või normaalsele tõlkijale või copywriterile seda ära kontrollida. Ja eriti arvestada sellega, kui suured turunduseelarved on suurtel firmadel. No ma ei tea, kui mina töötasin ühes suures firmas, meil oli aastane eelarve 1 000 000 eurot. 1 000 000 eurot. No palju maksab see korrektuur? No sott maksimum. Kas tõesti on nii raske leida seda sotti miljoni juures? No vot, see on küsimus. Ja siin kohe tekib selline nagu, kuidas seda öelda, aidake mind. Blokk või selline nagu, jah, et come on. Vastumeelsus. No täpselt, et kui sa isegi nagu ei viitsinud sellega tegeleda, et lihtsalt teha üks väike nagu samm ja seda kuhugi ära saata, kui sa ei taha, kui sa ei näe vaeva, kui sa ei viitsi sellega tegeleda, siis miks ma peaks viitsima sinu juurde üldse nagu tulema, eks? Ja, pigem vähem ja paremini teha. Ja. No täpselt nii ja see on väga lihtne ja see on see, mis lihtsalt peaks olema tehtud. Edasi võib rääkida mingisugusest kommunikatsioonist ja reklaamsloganitest ja nii edasi, aga need on sellised baasasjad, mis peaks olema tehtud. Just, nõus. Sellepärast praegu näiteks Eri leht on ainult eesti keeles, et ma ei ole nagu läinud selle koolinni. Nüüd, kui ma otsin endale vene keelt kõnelevat, siis brand ambassadori, siis tulebki näiteks tõlge, on ju. Mitte selline minu tasemel tõlge, et mingi neverejatna muškoi fashion brand, vaid ikkagi nagu päris professionaalne, vaata. Kus inimene saab aru, et ma mõtlen tõsiselt neid kõnetades, on ju. Mitte lihtsalt, et ma teen mingit pulli jälle. Ja vaata,
pulli tegemisest, eks. Ja edasi vaata, kui näiteks tõlgitakse isegi neid samu kodulehe tekste, siis vaata, ega sul ka ei ole tavaline bränd. Ega sul ka kodulehel võib-olla ei ole kõik niimoodi ametlikult öeldud. On ju, sul on mingi nagu konks sees ja sul on oma stiil ka ja nii edasi. Et kui juba tõlkida tekste vene keelde, siis nad ka võiksid olla tõlgitud niimoodi, et oleks mingi stiil, vaata, et oleks mingi selline nagu põnev keel ja nii edasi. Seda võib teha ja see kohe eristub sind. Ja see ei ole keeruline ka. See on väga lahe, jah. Seda mõnikord selles mõttes raske aru saada või mina soovitan enda kogemusel, see on küll soome keele tõlkega seoses, et meil oli võetud nagu professionaalne tõlk, aga ta oli ikkagi eestlane. Ja lõpuks, kui need tõlked saime kätte, mina, kes olen oma, ütleme, ma räägin tänava soome keelt, ja siis ma näen ise, et tegelikult see on nagu, seda on nagu nõme lugeda, see on tehniliselt korrektne, aga tegelikult see on nagu nõme lugeda. Et, see ei ole nagu lihtsalt eluskeel, eks? See on midagi ja Google tõlgiks täpselt sama hästi. Ja et kui nüüd mitmekeelsust edasi rääkida, et kuidas üldse nagu otsustada, millal nüüd teha mitmekeelset lehte, millal teha, panna sinna näiteks, et ma tahaks eestlased, venelased, ma teen inglise keeles siis, et kas sellest on nagu kasu? Mina pole kunagi proovinud, aga ma arvan, et mingil määral on kasu siiski, see tundub selline half-assimine nagu, et täpselt see mugav, et sellepärast näiteks ma ei saa ka aru, miks hästi paljud eestlased oma isiklikke Instagrami ja Facebooki nagu postitus inglise keeles teevad, just kui jättes mulje nagu enamus nende sõpradest nagu on mitte ema eesti keelt kõnelevad, on ju, et ja vahepeal loed neid vigu ja mõtled nagu, miks sa seda teed, et sa raiskad palju rohkem aega, paned mingi vigase andetu käki sinna kokku, sest su sõnavara ei ole nii hea ikkagi inglise keeles. Et seal oleks nagu mingit punchi, vaata, mida sa eesti keeles võiks väga vabalt nagu kirjutada ära. Et ma saan aru, et erinevad eesmärgid, sina paned vahepeal inglise keeles, on ju. Kirjutan seda Mediumi blogi inglise keeles, see on mul nagu keeleõppe jaoks võetud eesmärk. Et hoiaks ennast kursis, et oli mingi etapp elus, kus mu mõte käis inglise keeles, et siis lihtsalt, et see hoida nagu teravana. Aga ma usun ikkagi väga konkreetsele kanaliseerimisele, et kui nüüd näiteks ERR-meni Instagrami sinna lehele ei tule paralleeltõlget vene keeles, me teeme täiesti eraldi lehe, on ju, või selle konto, kuhu tuleb. Eraldi on siuke plaan või? Jah. Ma võin su näidata ühe nupu ära, kus sa saad rahulikult teha kakskeelseid postitusi siis mõlemale korraga, et sa ei pea tegema topelt lehti. Nice, näe. 10 tonni säästetud juba. Jah, see on nagu mõttetu teha nagu täiesti nagu eraldi, et No jällegi sõltub jälle kliendist ja turust, et kui sa räägid Eesti-Vene kliendist nii-öelda, ja, siis see tasub ennast ära. Kui sa tahad juba kuhugi nagu näiteks Vene turule minna, siis jällegi, siis oleks juba mõtet teha eraldi lehte, mida siis teeks Vene inimene oma nagu stiiliga, oma keelega ja nii edasi. Et jällegi me tuleme kliendide juurde tagasi. Kogu aeg räägime ka oma õpilastele, et vaadake neid, kuidas öelda, ma nimetan neid avatarideks, et need on siis nagu inimeste grupid, mis ei ole lihtsalt sotsdem, vaata kliendid, et ala Vene, Eesti, naine, mees, vanus ja nii edasi, vaid ikka nagu selle psühholoogilise portreedi seisukohalt. Ja kui sa näed, et sul on ikka nagu selline mingi tõsine grupp või need kliendid moodustavad nagu sellist tähtsat massi, siis on juba mõtted ikka midagi eraldi nende jaoks teha. Okay, et kui sa üks päev otsustad minna näiteks Vene turule või ma ei tea, mis iganes Läti turule, ja kui sa hakkad tundma, et tõesti need Vene kliendid hakkavad moodustama sinu klientide hulgast olulist osa, siis ikka on mõtted juba teha eraldi. Kui lihtne on minna Eesti venekeelse sihtgrupi pealt nüüd ja minnagi nüüd võtta terve Venemaa täpselt sama strateegia kätte või? Üldse ei ole lihtne. See on hoopis teine maailm. Mina isegi ütleks, et mul on praegu nagu, mul on olemas üks hea tuttav, kes on, Eesti mõõdete järgi päris suure ettevõtte juhataja. Nad tegelevad, ilusfääris, esteetiline kirurgia ja nii edasi. Ja tema rääkis just hiljuti, kuidas nad töötasid välja strateegiat siin Eestis.
kuidas siis tõmmata inimesi ja kõik oli, kõik need süsteemid, CRM-id ja kõik oli üles ehitatud, aasta selle peale kulutatud ja plaan oli selline, et nad teevad selle strateegia ära ja siis nad lähevad Soome. Et ühesõnaga töötavad välja, tõlgivad kõik ära ja lähevad Soome. No, eestlased ja soomlased, no nagu poleks ka erilist vahet. Ja nad läksid sinna Soome ja mis juhtus? Zero. Kaikki kunnossa. Jah, no ma loodan, et sa ütlesid midagi praegu. Vot, ja ühesõnaga see oli täielik läbi kukkumine. Ja vot ongi niimoodi, et me ikka oleme erinevad, et me oleme siin väga sellised nagu juba integreeritud, on see võib-olla sõna või on mingi teine sõna, aga me oleme ikka siin teistsugused. Et venelased või Venemaa venelased on ikka teistmoodi venelased. Ja kui minna veel detailsemalt, kas siis peaks tegema eraldi turundusstrateegia näiteks Peterburgi, eraldi turundusstrateegia Moskvasse? No siin vaata üldse nagu raske niimoodi öelda, sest need linnad on nii suured. Ja et ma isegi kui mina näiteks läheks Vene turule, siis ma alustaks näiteks Peterburist. Seal on juba 10 miljonit inimest püüas eelkõige nendega hakkama saada ja siis juba mõtle teiste peale. Aga kui näiteks kliendid tulevad minu juurde ja ütlevad mulle, et me tahame minna Venemaale, siis ma alati soovitan neile ikka võtta turundajad Venemaalt. Sest seal on hoopis teised kanalid ja kõik need ajalehed, ajakirjad ja online kanalid ja nii edasi. Et me siin isegi ei pruugi kõiki neid teadma. Et ühesõnaga minu arust on igatpidi mõttekas juba siis niimoodi teha. Et kui otsustad minna Venemaale, siis leia ägedad turundajad ja ehita seal strateegiat eraldi. Nüüd, kui me kanalitest otsapidi räägime, et mis kanaleid, kas saab öelda, et venelased on eraldi mingisugused kindlad kanalid, mida peaks kust peaks siis Eestis olevat venekeelset sihtgruppi püüdma? Instagram, Facebook, jah. Очень хорошо сейчас было сказано. Почти без акцента. Молодец. Kohe on näha, et on Vladivostokis käinud või? Mõned õlled Vladivostokis tehtud. Aha. Jah. Da. Vot, ja, millest me rääksime? Ja, need samad kohad jällegi, aga võib-olla see käitumine on natuke teistmoodi, et nagu ma alati räägin, vaata, et on olemas kõik need influencerid ja nagu see kultuur peaks kasvama. Aga samas meil venelastel seda influencerite kultuuri kuidagi ei ole. No siin Eestis ma mõtlen, ja. Sest me tarbime seda runetti. Et Venemaal on nii palju neid inimesi ja nii palju neid igasuguseid kanaleid, seal on kõik olemas ja nagu väga erineval moel ja igaüks ühesõnaga võib leida endale seda, mida ta tahab. Ja me tarbime eelkõige seda vene kultuuri. Ja, rahvusvaheline vene kultuur siis saab... Jaa, selles mõttes, et kui mul on vaja leida mingit infot, ma ei tea, alasaalenemise kohta või mingi näomassaaži kohta või veel midagi. Ja eks mul suurt vahet ei ole, kas ma vaatan Eesti-vene blogijad või vene-vene blogijad. Lihtsalt seal on see palju rohkem arenenud, sest seal on inimesi rohkem ja neid kanaleid on rohkem ja nii edasi. Seepärast meil ongi nagu see influencerite kultuur siin Eestis väga väike. Aga samas, nagu ma kogu aeg räägin, meil on olemas näiteks grupid. Teil on ka olemas grupid, aga teil ei ole need lihtsalt nii arenenud või te kasutate neid teistmoodi, et võib-olla jagate mingit infot ja nii edasi. Aga meil on sellised hästi aktiivsed grupid Facebookis. Ja kus saab osta pinda, kus saab teha ägedaid kampaaniaid. Teooria selle pealt, eestlane töötab grupis ainult hästi siis, kui ta on välismaal. Vot. See soitakse gruppi väga tugevalt koos. No jaa, aga meil on olemas vaata, et inimesed otsivad infot, et need grupid on hästi aktiivsed, et näiteks meil on olemas üks selline grupp, mille nimeks on aktiivne oddõh s детьми, ehk siis aktiivne puhkus lastega ja kui näiteks teil on sihtrühmaks emad, vot, siis täiesti vabalt võib seal midagi ära teha ja teha mingit mängu ja teha mingid kampaaniad ja see kindlasti meelitab tähelepanu ja mitusada laiki ja nii endale. Nii edasi, et jah, et vot grupid. Kanalid on samad, aga need meetmed, vaata edendamismeetmed on natuke teistsugused.
just. jah. Erki, kas sul on kommentaare kanalite osa, et mis on sinu arust seni olnud kogemuste põhjal number 1 kanal meestele? Parim kanal on olnud soovitus, selles mõttes ikkagi suust suhu, et see on siiamaani toiminud ja ma ütlen, et väga tihtipeale öeldakse, et ma kuskil nägin Facebookis naine näitas midagi sellist, on ju. Aga ütleme, et minu üks parimaid turunduskanaleid meestel on ikkagi nende naised. Ja sel juhul me räägime samadest kanalitest, on ju. Instagram, Facebook, võib-olla trükimeediat, natuke vahepeal trükimeediat korra aastas, et justkui nagu näidata seda, et ma ei tea, see on tõsiselt võetav bränd, on ju. Et me leiame vajadust ikkagi selle ära trükkimiseks ka. Võib-olla kuskil äripäeva lisa vahel või midagi sellist on ju, mingi gentleman ja nii edasi. Et aga tõesti väga palju nagu midagi geniaalsemat ei olegi, et pigem kannatlikkus on see, mis aitab. Aga ma tahtsin öelda selle venekeelse interneti ja selle tarbimise kohta, et see ongi huvitav, et eestlased võib-olla näomassaaži sa lähed otsima eesti keeles, on ju, aga tegelikult enamus asju, kui sa tahad kiiret vastust, sa pead otsima inglis keeles. Sest neil on nii vähe nagu sisu loodud tegelikult. Või siis mingi lambi nurga taga keegi arvas kuskil midagi, on ju, mingi naisteka foorum või mingi selline koht, kus sa saad lihtsalt kõhuda ja naerda ja nagu lähed guugeldad ikkagi inglis keeles seda. Ja naerad, aga võetakse palju tõsist. Ja see on kusjuures põnev teema, millest ma ka mõtlen, ma siin tegin paar-kolm nädalat tagasi ühte üritust, tegelikult oli 2 üritust, see oli palju neid huvitatud inimesi, aga teemaks oli selle aasta trendid turunduses. Ja suureks trendiks on need kõik audiootsingud ja nii edasi. Ja meie venelased Eestis oleme siin nagu väga sellises huvitavas, võib-olla isegi eestlased ka, et vaadake, et nagu meil on olemas Yandex, mis on vene keeles. Ja see on hästi arenenud ja juba nagu toimib väga hästi, aga küsimus on selles, et Eesti kohta me sealt infot eriti ei leia, sest see on ikka ju puhtalt nagu vene teema. Siis meil on olemas Google, on ju, aga Google'is jällegi Eesti kohta ka eriti midagi ei ole. Selles mõttes, et ma ei tea, kui hästi Google toetab eestikeelset otsingut. Ei tööta väga hästi, et see on hirmus. Aga kui ma ütlen midagi Google'ile vene keeles, siis see on täiesti mingi, ma ei tea, ühesõnaga ma ise enam aru ei saa, mida ma tahtsin öelda. Ja me olemegi kuskil nagu 2 mingi keskkonna vahel, vaadake, et Google ei toeta, Yandex ei toeta, aga samas kõik räägivad, et see on mingi mega pop teema, mis kindlasti areneb, mis on maailmas üks suurimatest üldse trendidest, nagu kõik need chatbotid ja nii edasi. Audio search. Audio search, jah. Et see on nagu... Kui teed uue lehes, pead tegema audio search compliant või? Optimization. See oli kuidagi... Täitsa lõpp. Et jah, et põhimõtteliselt, et su oleks ka, kõik need märksõnad on ilusti nagu audio jaoks ka nagu kuidagi sisse võetud. Et ja, vaata, sa oled harjunud võib-olla Google'iga. Kas sa muidu Google'it kasutad või? No ikka vaata, sa teed seda seal nagu neid märksõna ja nii edasi, kõik on leitud ja nagu tööle pandud ja nii edasi. Aga nüüd vaata, on tekkinud uued ametid ja räägitakse, et järgmiseks aastaks ja need on ühed nagu populaarsemad maailmas, et üks on chatbot copywriter ja teine on see sama audio search copywriter, sest sa praegu mõtlesid läbi, kuidas inimene otsib, kui ta peab midagi kirjutama, vaata, aga kui ta peab midagi ütlema, siis ta võib-olla otsib teistmoodi, võib-olla kasutab teistmoodi seda. Okay, Google, I want to look sexy for tonight. Yes. Go to area, man. Ma mõtlesingi, et siis ongi need Alexad ja Google. Jah, et keegil on oma need teemad, Alexa, Echo, Siri, Android. Jah, okei. Google Home põhimõtteliselt. Eestlased vist seda ei kasuta ikkagi väga, on ju. Tead, ma vahepeal osad näen, ma ise tegelikult selleks, et nagu olla tehnoloogia kursis, ma nagu proovin kogu aeg Google'iga nagu häälkäsklusi teha. Ma lähen poole taja, ma lähen nii närvi, et ma nagu ei viitsi. Täpselt. Autoroolis paned veel mingi käsklus, mõtled, et ma olen nagu tubli, et ei trüki, eks ju. Inglis keeles on ju. Jah, ma proovin nagu inglis keeles, siis anda neid käske, et jõuda kuskile, aga asukohtade puhul see on peaaegu võimatu. Tead, mis see tähendab või? Inglis keeles sakib lihtsalt. No aga et eestikeelseid asju öelda inglis keeles. Ei päris, et ma olen iga kord, kui ma proovin Siriga midagi rääkida, on ju. Siis ta ütleb mingi, you're lovely, but bla bla bla. Siis ma peerse rääksin. Okei.
läbi. Sest Google'is ei ole saanud lihtsalt aru. infot inglise keeles Eesti kohta või seda on nii vähe, et lihtsalt nagu... Ei, muidugi. Aga jah, ja seal hääle asjast tuleb teine mäng veel mängu, et sul läbi tele või YouTube'i video on võimalik edastada siukseid helilaineid, mida meie ei kuule oma kõrvaga. Aga sul see kodus see heliseade kuuleb. Et sa nüüd mobiilist vaatad seda või telekast tuleb sul näiteks Eesti Laul. Esineb seal, ma ei tea, ma ei vaadanud kahjuks, aga ütleme, keegi esineb. Marko Reikop. Jah, Marko Reikop laulab seal ja siis taustal tegelikult on mingisugune vilin, mida meie ei kuule. Keegi ei kuule, aga see kodus olev ekoseade kuuleb, et sa nüüd vaatad seda seadet, võtan nüüd oma telefoni lahti ja juba mulle tuleb sinna. Täpselt, sellest Marko räägitakse... Reikopi Viimasel ajal räägitakse sellest, kus juures väga palju, igasugused ja inglesekeelses internetis on väga palju artikleid selle kohta, kas ikka telefonid jälgivad või mitte. Teiega jälgivad ikka. Rõvedalt. Jah, see on ikka siuksed asjad, aga noh, ma arvan, et need mingid, et kas ta nüüd täpselt sellises vormis tuleb, et see audio search võib-olla on üle nagu haibitud natukene, aga midagi sealt ikka tuleb, et siin lihtsalt läheb, ma arvan, kauem aega. Ühesõnaga, ees on nagu tagasiminek nendele nupud telefonidele, mis... Tulen siukse, mis on tabu võib-olla siis meestele turundamisel või venekeelsele sihtgrupile turundamisel, et millest nagu väga ei räägita, mida peaks kindlasti nagu vältima, on teil siukseid õpetusi? No, venelaste kohta on siis kaks asja. Üks asja on need samad tekstid, mida seda ma juba kommenteerisin, et lihtsalt nagu peab jälgima, et need oleks korrektselt tehtud. Et see on selline nagu lihtsalt viisakus ja see lihtsalt peab olema tehtud. Et seda ma isegi ei kommenteeri enam. Teine teema on muidugi need ajaloolised asjad ja need valusad teemad. Mingid naljad NSV-liidu kohta või sellised, mis võivad olla, kuidas öelda, mitte ühtepidi arusaadavad või kuidas seda õigesti öelda. Vaat selliseid asju peaks ikka vältima. Ma ise vahel mõelnud, et tabude kohta, kas need on just siuksed asjad, mida peakski vältima või hoopis nagu veel survestama, mitte survestama või nagu üle vindi keerama või? Kas sellest oleks kasu või? Noh, nagu tehakse alati nende aastavahetusklipid, mis need on need. Mitte ära pani, mul ei tule need ette. No tehakse neid, no ütleme satiiri või komöödiaklipid, eks, et kas on midagi nagu, kas tabu oleks midagi, mida ongi tabu, ongi rääkida, eks, või siis vastupidi tuuagi see täiega nagu esile. Guerilla turundus nagu vahepeal töötab, aga võib-olla tõesti, et sellist asja peaksid tegema mingid, ma ei teagi, ikkagi maitsekamalt ja võib-olla mingid nooremad umbes, kes võib-olla ei, noh, et nendele antakse rohkem seda andeks, on ju, kui mingid poliitilised üksused, et... Ja, võt näiteks see, mis oli LHV Pangul, see Tommy Cashiga reklaam, no see oli ju äge. Nagu vanem generatsioon lihtsalt käis ja vaatas niimoodi, et mis asi see on. Aga noortele see täiesti ju nagu, jah, läks sisse. Ja. Erki, kas sul on midagi, mis on tabu või? Mul vist otseselt ei ole, aga ma arvan, et on... Mul ei ole isiklikult paljaste naiste vastu nagu väga midagi, aga ma arvan, et see on nii ära kasutatud, on ju, et see on lihtsalt igav, see on lihtsalt laisk turundus, et kui me meestele näitame ainult nagu tisse vaata. Kas kõik need poole aasta influencerid on siis lihtsalt laisad? Missugused? No influencerid, et kui sa vaatad feedi, siis see brändi kuvand on... Minu jaoks on see mega igav nagu. Ma ei näe seal midagi huvitavat enam, sest et see on nagu sellise meeste kõige ürgsema mingisugusegi kihu nagu vastu nagu selle turunduse tegemine on ju. Seal ei ole nagu midagi eriti, noh, see ei ole andekas minu meelest nagu, et kui sa leiad tegelikult mingi päris elulise hea võrdluse, kus sa saad tuua oma toodet või teenust esile, mingit valu leevendada või midagi sellist, ma arvan, et see on nagu palju ägedam, on ju. Et seda saab ka muidugi stiilselt teha, aga ma ütlengi, et kui on seal mingi alasti, naine, mees, mis iganes, et seal peaks olema mingi sõnum ka veel juures, on ju, mis justkui nagu näitab seda toote võib-olla mingit väärtust või sisu ka, mitte ainult seda emotsiooni, seda nagu mingi, siin on mingi punases kleidis naine nagu, et nagu, jah, okei. Noh, seda on lihtsalt nähtud, et minu silmis see ei ole põnev, on ju. Et ja sellepärast ma ei tee ka seda.
selle kohta meenub lihtsalt, mul kunagi oli üks klient, kellel oli ainult 2 hinnangut kõigele, kas seks või antiseks. Vot, tead, siin on ka nagu, ma täiesti pooldan seda, et vot see nagu seksi teema ja kõik see, see on tõesti, ühesõnaga liiga igav, õige. Sükene siis küsimus siia teema arenduse lõppu, et kui ma nüüd siis otsustan ikkagi, et ma nüüd hakkan turundama venekeelsele sihtgrupile või meestele. Et mis on see üks kõige olulisem korduv tegevus, mida ma peaksin kindlasti silmas pidama ja tegema? Jana? Ei teagi, raske öelda, lihtsalt tegema, ongi kõik. See on nagu turundus, ikka vaata, ei ole niimoodi ju turunduses ise tead, et teed kord kampaaniad ja kulutad ala 300 eurot ja tahad, et kohe, ma ei tea, 10 tonni tuleks sisse või 1 miljon kohe. Et see on ju järjepidev tegevus. Et selle vene teemaga on täpselt samamoodi, et lihtsalt mingil määral, kas või väga väiksel määral peab seda tegema ja ongi kõik. Ja pigem teha vähem, aga kvaliteetselt. Kas sellest piisab, kui ma panen podcasti alla venekeelsed subtiitrid? Proovi. Ja vaata, mis saab. Ja kindlasti keegi hindab su pingutust nagu. Aga ma ei tea, kas ta viitsib seda nagu... See ongi, et kas ma panen siis juba ingliskeelsed subtiitrid? Ei, siin on jällegi vaadake jälle niimoodi, et kui me keeltest räägime, ega need noorem generatsioon, eks me kõik räägime eesti keelt mingil määral, on ju, ja inglise keelt ka räägime. Et siin vahet pole, et kui inimene on huvitatud, siis ta kuulab rahulikult ka eesti keeles ja saab kõigest aru. Et aga see on selline viisakuse märk, ongi kõik. Jah. Erki. Aga meestele ikkagi, et mulle tundubki, et pool sellest energiast peaks minema meestele otse turundamisega konkreetselt, selgelt, ilma mingi jurata ja keerutamiseta, et mida paremini on väärtus ja hind ja kõik see välja toodud, seda lihtsam neil on otsustada. On ju. Ja teine pool ikkagi läbi naiste. Et kui mehed peavad ikkagi palju oma igapäevaelus nagu otsuseid vastu võtma, on ju, siis on võib-olla mingi asi, mida nad hea meelega nii-öelda outsourcivad oma naistele, on ju, kas mingi välimuse või mis iganes imagoloogilisi küsimusi, on ju, et siis kui naine tuleb ja ütleb, et näe, leidsin sellise laheda asja, viska pilk peale, siis see teeb talle ka nagu, ma ei tea, selle asja nagu mõnusamaks, et. Poldun teiega. Mitte. Ja nüüd süke Kas sa proovaklipi jaoks ma teen nüüd ühe video. Ma mõtlesin, et sa teed nüüd vaata enne ja pärast. Teen nüüd ühe video, lihtsalt küsin ühe küsimuse ja vastake esimese asjana, mis pähe tuleb. Võidu peale. Leib. Oota. Nii, et mis oleks üks tegevus, mida kuulaja peaks juba eile tegema? Erki? 55 kätekõverdust päevas ja külmduš. Jana? Naeratus. Sealt tuleb ka naeratus. Proovi külma duši all käia niimoodi, et sa pärast ei naerata. Siis sa oled surnud lihtsalt. Kui sul pärast seda hea tuju ei ole. Päris hea, jah. Aitäh! Viimane võimalus. Kas teil on veel midagi lisada? Kas on sul veel midagi lisada? Ma ei tea, te tööd ja tuleb armastus. Mul jäi üks asi kripeldama tegelikult. Ma Telegrami unustasin nagu mainida, et ma ei tea, kes võib-olla ei tea, Telegram on niisugune chatimise platvorm, kus saab ka saata pilte, videosid, kõike muud, et ma lihtsalt olen pannud tähele, et venekeelse sihtgrupi jaoks on olnud üsna popp, et ma ise nüüd kohtusin ka siin Tartus Ukraina naistega ja oli vaja kohe Telegramis üksteist lisada. Vaata, mis mul Telegramis toimub. Et mis lühidalt kokku? 1593 lugemata postitust. See on väga äge koht, tõesti super äge kanal, aga minu jaoks hetkel mitte reklaamimiseks. Et siin on väga ägedad kanalid, kus on väga äge ja põnev ja huvitav info ja siit leiab kõike turunduse kohta, digitali kohta, SEO kohta, ühesõnaga kõike lihtsalt. Aga ma lihtsalt ei leia aega, et seda läbi lugeda. Ja mul on küll siin paar lehte, mis on nagu loodud reklaamimise eesmärgil, aga lihtsalt selles
info hulgas ma neid ei näe. Vot. See on kõik. On sul ühte kanalit soovitada võib-olla, kui siin keegi soovib tutvuda? Kuule, need on kõik venekeelsed, et ma võin pärast saada mingit listi, aga eelkõige sa peaksid vene keelt ära õppima. Aga muidu on väga äge. Siis on mul isegi näiteks olema siin selline leht, vaata, kus on igasugused äri ideed või äri mõtted, et kui ma olen selline tavaline inimene ja tahan mingit business начать, в общем, tahan mingi äri alustada, siis siin on leht, mis jagab kõiki neid igasuguseid ideid. Ja eks need... Nii, et tam nii business-plaan, tam just igasugused mõtted, ideed üle maailma korjatud. No väga põnev, tõesti. Leiaks veel aega seda kõike lugeda. Okei, ma küsin su käest pärast chatis ja lisame need saate blogipostituse viidete hulka. Davai, tak сделаем. Ja aitäh, Erki. Aitäh, Jaan, sa oled ilus inimene. Ise oled. Teisele nime annab, sa ise seda kannab. Selle ema on. Jah. Ja aitäh, Jaana. Aitäh. Kui meie saate kuulajad soovivad olla kursis teie tegemistega, siis tuleks jälgida teie mis kanalit? Helistada lihtsalt. Mis teed? Mis number on? 5575041. Ja Jaana? Pärast sellist vastust mul on raske midagi lisada. Ma püüsin lihtsalt telefoninumbrit meelde jätta, aga ja. Saate chat pärast. Ja, igalt poolt leiab lihtsalt. Pigem tundaksid oma isiklikku kanalit või ettevõtte kanalit? Kuule, see on väga hea teema, et 95, no vaata, jällegi, eestlased mind võib-olla nii hästi ei tunne, et eestlaste jaoks on lihtsam meelde jätta paprikat. Et paprika.ee või Facebookis või Instagramis, kus iganes. Venelased, siin on hoopis teine teema. Eks meid pole nii palju neid aktiivseid venelasi ja kõik aktiivsed venelased tunnevad teine teist. Ja siin konkreetselt toimib persooni bränd ja 95% kliente tulevad minu juurde kui Jana juurde eelkõige. Ja siis, ühesõnaga jah, sest mina olen paprika nägu, mina olen paprika olen mina, kuidagi niimoodi. Ühesõnaga ja venelaste hulgas persooni bränd toimib väga-väga hästi. Väga äge ju. Selge. Nii, kõik viited lähevad siis saate kirjeldus. Sellega ongi meie 47 saade läbi. Yes. Kus juures minu lemmiknumber on 48. Ja kuidas juhtus nii, et mina olen just selles saates, ma ei tea. Ja mu lemmiknumber on 69 ja miks nagu, siis ma saan uuesti tulla. Nii et jah. Et saade sai teoks tänu Erki Veikole, kes meile pakkus selle asukoha The Boys Barbershopis. Ja suur aitäh podcasti vastustavale tiimile. Aitäh, Ahti. Aitäh, Hendrik. Ja kui te juba siia lõppu jõudsite, siis palun jätke kommentaar mulle sõnumitesse Facebooki või e-maili, vahet pole kuhu, aga andke palun tagasisidet ja jaga seda saadet vähemalt ühele sõbrale, kes võiks selle teema vastu huvi tunda. Peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Nii, kui midagi on veel hingel, mida tunnete pärast kodus, et oleks tahtnud seda öelda, siis seda saab pärast kirjalikult juurde lisada siis sinna blogisse.